täna tšipime golfi ära. Ma ei ole veel seda sumpsi õue viinud, see teeb päris palju häält, aga sain siis Max Speedingrotsilt siukse Eku, vähemalt nad kutsuvad seda niimoodi. Aga teoorias see on siis siuke karp, mis käib kuhugi aju vahele ja saadab siis sinna veits teisi signaale. Ehk peaks veits jõudu juurde andma. Kirjas oli 10–30% jõudu ja 10–30% väiksem kütuse kulu, nii et vaatame, mis see endast kujutab. Täna panen selle lihtsalt peale. Kunagi tulevikus siis tahaks minna Dünosse testima seda, et raketibaas. Ma tulen golfiga Dünole. Aga vaatame enne, mis siin karbis üldse on. Karp on ise suhteliselt lihtne. Päris ilus näeb välja. Vaatame, mis siin sees on. Karbis on siis väike karp, Eku ja see on vist see junn ise siis ja kahepoolne teip ning hunnik juhtmeid. Need siis üks käib siia ja need peaks minema siis kõik kuhugi auto külge, et lämmegi vaatame siis, kuhu nad seal auto küljes võivad käia. Nii, siin ta on. Teoorias ta peaks mul nüüd ühendatud olema. See oli suht lihtne, see läheb põhimõtteliselt, kuidas eesti keeles on, air pressure sensors, mida miks ma inglise keelt ei oska, õhurõhu sensorid äkki, neid on siin mootoril 1 ja 2 ja ta läheb nagu nende vahele. Ja eks ta siis annab mingeid koode sellele junnile, mis ta tegema peab, et kõik need asjad juhtuks, mis ma enne ütlesin. Aga proovime, kas see nüüd siis käima läheb ja vaatame, loodame, et mootori tuli põlema ei lähe. Kuhu ma jälle võtmed panin? Siiamaani on kõik hästi. Siin junnil läks mingi punane tuluke ka peal põlema. Mootori tuld ta vist põlema ei visanud. Või siis viskas. Vaata, mis tuluke see on. Ai, mida ma ajan, mul on aknapees vedelik lihtsalt otsas. Nüüd on vist ainuke variant, et peaks proovima, kas see asjandus üldse töötab ka. Ma ei tea, praegu tundub, et on kõik hästi. Peakski käima poes õli ostma, vaatama, panema veits õli juurde ja siis ma ei tea, ma proovin neid juhtmed kuidagi veits paremini siin kinnitada ja siis, et see karp siin ringi ei tõmbleks. Ja ma ei tea, põhimõtteliselt peakski vist hästi olema. Vaatame, kas läheb rohkem pöördesse ja sõidame paar päeva, vaatame, kas kütusekulu langeb ja siis millalgi lähme kindlasti siis Dünole, et vaatame, kas legit mingi siuke väike jull midagi juurde annab.
sihuke lühike see video oligi siis, et käisin ühel väiksel prooviringil. No ütleme nii, et lume peal ja niimoodi on päris raske öelda, et ega ma enne seda asja täiesti väga soovitada ei julge, kui seda Dünol testitud on. Eks näha ole, ma jätan selle praegu peale, paar päeva siis sõidan ringi, vaatame või noh, tähendab, ma jätan igatahes selle peale, sõidab ringi, vaatame, kas siis kütusekulu langeb ja kuidas auto üldse käitub. Et kuna neil siis üks uus toode tuli, siis ma ise lihtsalt väga tahtsin proovida seda ja näha, et mida see juurde annab, kuna ma olen nendest kuulnud enne head ja halba. Aga sihuke siis see lühike oli, et järgmine video siis tuleb pühapäeval. Seal siis näeb, kuidas me siia kõik selle laua konstruktsiooni ehitasime, mida ma praegult mitte üldse ei näidanud. Mul on praegult kaamera selle peal. Et siis teisel poole ehitasime rehviriiuli ja uued istmed ostsin Bemmile. Bemmist veel nii palju, et ma eelmine kord rääkisin, et tahaks klaasplast asju, on ju, muidugi. Ja ei no välimus see on ja kõike, aga mida ma ei maininud on see, et mis siis mootori poole pealt teha. Mootori poolest siis muutub nii palju, et olegi ammu seal vaadanud. Aha, valetan tegelikult olen küll. Tellisin omale Scheidemanni uued väljalaske torukolded. Need lähevad külge. Veitsin mingeid asju timmida, vaadata üle, kas kuskilt veel õli lekib. Uute reeglite järgi on vaja catch-scan'id teha igale poole. Et kui uued reeglid välja tulevad, siis ma kindlasti teen ka uue video sellest, räägin, mis reeglites muutus, käime kiiresti reeglid üle veel enne hooaega. Ehk siis ega sellest väga palju ei muutugi, siia tuleb, nagu ma ütlesin, torukolded, veits jahutust teen ümber ja aju lasen ümber kirjutada. Tõstan, kuna see eelmine hooaeg läks kõik pekki, kuna mul on siin ikkagi automaat ja aju ja üle 5,5 see ei lähe. Laseb veits pöördeid tõsta, laseb selle ümber kirjutada, vaatab. Äkki saab veel mingit pulli sellega teha. Ja siis veits timmida ja välimust teha ja minu jaoks on ta uueks hooajaks valmis, et turbat see aeg kahjuks ei tule, kuna ma arvan, et ma ei ole veel full ready selle jaoks. Eks muidugi võiks olla, aga nagu tahaks ühe hooaja proovida korralikult sõita, siis vaatab, mis saab sellest. Aga jah, minu poolt ongi siis kõik, et minge vaadake kindlasti alla descriptionisse, seal on selle Eco link. See on mõeldud 1.4 TSI-dele muidugi või DFSI-dele, 1.4-dele Audidele ja Volkswagenitele, aga neid tuleb järjest juurde erinevatele mudelitele. Seal on veel üks huvitav link veel ja siis jah, näeme ju järgmises videos. Nagu alati, like, share, subscribe ja näeme järgmine kord.